Keegi ei suuda seda videot vaadata ilma naermata, sest see on nii jabur ja väärib oma viraalset hetke. 20 korda tõenäolisemalt panevad seksuaalkuritegusid toime kui britid. Jah, põliselanikest britid. Need britid, kes koloniseerisid kogu maailma, sa mõtled, kes vägistasid ja rüüstasid kogu maailma, et saada selle võimu, mis neil on. Britid, jah. Jah, need samad britid, kes seda tegid. Ja teil on jultumust öelda, et afgaanid ja somaalased tegid mida? See pole jultumus, see on lihtsalt fakt. See pole fakt, et te kõik koloniseerisite maailma vägistamise, tapmise ja rüüstamisega. Õige või vale? See oli tõsi, jah. Hästi siis. Millest sa siis räägid? Briti impeerium, millest sa siis räägid? Kuidas sa julged? Miks sa karjud? Mis sa oled? Sest sa oled üks neist sellepärast. Kuidas sa julged? Räägid faktidest. Räägime siis faktidest. Sa oled mulle näkku. Räägime siis. Tee siis midagi selle kohta. Tee midagi selle kohta. Ma olen ajakirjanik, mu sõber. Ma olen siin, et tee midagi selle kohta. Väga hea. Ma olen siin, et küsimusi esitada. Kuidas sa siia riiki said? Millest sa räägid? Ma olen siin. Kuidas sa julged? Miks sa nii vihaseks lähed? Sest sa oled üks neist ja sa oled valetaja. Sa tead, sa oled üks neist. Sa oled valetaja. Sa oled valetaja. Kas sa tahad, et ma sulle näitaksin? Sa oled valetaja. Okei, nii et mida meil siin on, mu sõbrad? Sest nagu te juba teate, saab see olema üks kõige meelelahutuslikumaid videoid kogu internetis. See pärineb ajakirjanikult nimega Ben Leo ja ta läks selle mehe juurde ning ütles, et teatud rahvused Ühendkuningriigis on tõenäolisemad seksuaalkuritegude toimepanijad kui britid. Okei, see ei ole mingi hull väide, aga see vasakpoolne hull lihtsalt kaotab täielikult enesevalitsuse tema peale. Kaotab täiesti enesevalitsuse. Ja siin ongi naljakas asi, sest inimesed, kellel on õigus, ei pea seda sulle näkku karjuma. Nad võivad lihtsalt rahulikult seista ega tee asjas suurt numbrit. Aga need, kellel ei ole õigus, kipuvad veidi ärrituma, nagu see mees praegu. Ja jällegi, see video on nüüdseks saanud nii palju vaatamisi. See on New Jersey osariigis ICE kinnipidamisasutuse juures. 4,6 miljonit vaatamist ainult selle mehe postitusest. Aga ma olen seda miljon korda uuesti postitatuna näinud, sest mida ta üritab kõigile näidata, on see, et kui sa proovid tulla lihtsate faktidega ja kiirendada vestlust, siis nad ei suuda isegi normaalset vestlust pidada. Need vasakpoolsed hullud lähevad kohe vägivaldseks, samal ajal kui nad ise kurdavad, et teie olete need vägivaldsed. Ja kui sa vaatad nende kahe mehe erinevust, siis ausalt öeldes on see uskumatult meelelahutuslik. Üks neist muutub aina vihasemaks ja vihasemaks, aga see tüüp jääb täiesti tõsiseks. Vaatame. Ma just küsisin sinult, mida britid tegid, et saada see võim, mis neil on. Vasta sellele küsimusele. Vasta sellele küsimusele. Kuidas britid saavad oma võimu? Ta sülitab mulle näkku. Mis oli küsimus? Ta räägib. Miks sa värised? Miks sa nii vihaseks lähed? Sest droon lendab. Ma hoian end tagasi, et mitte su lõualuud murda. Noh, sa võid seda teha. Sind arreteeritakse. Mul on täiesti ükskõik vend. Mul on täiesti pohhui. See ei tee su argumenti paremaks. Ma tulin siia selleks, et... See ei tee su argumenti paremaks. Ma tulin siia. Ma ei tulnud siia vägivallast rääkima. Jah. Noh, näed siis, see ongi vasakpoolsus. See ongi see mandunud. Kes alustas? Sa tood fakte. Kes alustas? Ta tuli siia kohale. Kes alustas? Sa tood fakte, sa tood andmeid ja nemad muutuvad vägivaldseks. Kui alustad, siis mina lõpetan. Alusta, mina lõpetan. Jah, soovin sulle head, mu sõber. Alusta, mina lõpetan. Hei, miks sa ei lähe tagasi oma riiki? Ei, ma elan praegu siin. Sa elad siin. Kuidas sa siia said? Mida sa tegid? Lennukiga? Lahe. Kuidas sa siia said, Aeroplane? Ma pean ütlema, et britte alahinnatakse täiesti nende väga naljaka huumori meele poolest, sest see oli minu arvates ülimalt naljakas. Kas sa muide näed vahet selle tüübi ja tema vahel, kus ta lihtsalt ongi selline ja ta ütleb, jah, ma olen vägivaldne, ma valin vägivalla, ma olen vägivaldne. Ma muran su ja tema lihtsalt vastab, okei. Faktid. See ongi vasakpoolsete esindaja täpselt see, mida nad usuvad. Video läheb ausalt öeldes veel hullemaks, sest ta postitas teise osa. Lihtsalt meedetuletus, et kui sa oled kunagi vestluses kellegagi, kelle arvates on väga lihtsale ja faktilisele küsimusele vastuseks ma murran su lõualuu, siis nad võivad olla valel poolel. See oli viga. Nad võivad olla valel poolel. Ja võib-olla on inimene, kes lihtsalt tahab loogiliselt vestelda, hoopis õigel poolel. Tunnustus sellele mehele, et ta suutis rahulikuks jääda. Ausalt. Väga muljetavaldav. Mida sa arvasid, et juhtuma hakkab? Arvasid, et ta on armas? Tavaliselt me vestleme. Me peame vestlusi, kus räägime asjadest. Inimeste elud on kaalul, härra. See on elu ja surma küsimus. Tundub, et sina oled provokaator. Mina olen provokaator. Vaata seda. Te ümbritsete mind. Ta sülitab mulle näkku ja ütleb, et murrab mu lõualuu. Ja mina olen provokaator.
mina olen see halb tegelane. Muide, see mees ütleb umbes nii. Sa oled provokaator, sest sa oled siin kaameraga. See on uudiste reporter. Mida, kas sa ootad, et ta kajastaks uudiseid ilma mikrofonita või ilma kaamerata? Ja jälle, teie olete provokaatorid. Te tulete siia. Oodake korraks kõik. Peatume hetkeks. Teeme lihtsalt nii. Okei, kõik. Peatume. Kes siin provotseerib keda? Kes siin käitub vägivaldselt? Kes siin lihtsalt seisab rahulikult, viisakalt ja esitab lihtsaid küsimusi? Ta on jälle ICE keskuse ees. Ilmselgelt on see provokatiivne teema ja me kõik mõistame seda. Ja inimesed tunnevad selle suhtes väga tugevaid emotsioone, nagu me selle mehe pealt selgelt näeme. Aga lõpuks peate nägema, kuidas politsei reageerib. Jaa, seal sees on lapsed. Mina olen see halb tüüp. Jah? Sa oled hämmastunud. Noh, ma arvan, et sa oled ilmselt tore mees, raune maha. Ja väljaspool seda saaksime ilmselt pubis hästi läbi või midagi sellist. Vabandust, ma ei saa sinust aru. Mida sa tahad teha? Tahad nende eest välja astuda? Tahad nende eest seista? Mille eest, vabandust. Tahad nende eest seista? Ma arvan, et sa pead minema. Sa seisad siin nende eest. Ma arvan, et sa pead minema. Ei, ma jään siia. Ma ei lase end vägivaldsetel inimestel hirmutada. Sa mõtled, nagu sa tulid eile siia relvadega. Ma ei karda sind. Sa mõtled, et mind hirmutavad mingid värdjad relvadega eile. Sa võid minuga vastamisi seista ja kinga saada. Nii et ma olen sinuga, kui sa teda ei karda. Miks ma peaksin kartma? Sa kardad mind kindlasti vähem. Ma olen inimene, kes on siin, et vestelda. Kas sa oled inimene? Ei, sa ei ole. Sa ei ole siin, et vestelda. Kas sa oled siin? Kas sa oled inimene? Kas sa oled siin, et vestelda? Ütle mulle lihtsalt, kumb neist kahest inimesest on sinu arvates siin päriselt rääkimas ja kumb on siin lihtsalt oma seisukohta tõestamas? Lihtsalt huvi pärast. Ma ei saa sinust aru. Ameeriklased ei saa inglise aktsentidest aru. See on minu jaoks naljakas. Sa ei ole siin selleks, et vestelda. Ma tunnistan seda. Me ei ole rumalad. Ma tunnistan seda. Sa pead saama... Me ei ole rumalad nagu sina. Asi on selles, tead, see on nagu siis, kui inimesed hakkavad aru saama, et nad on vaidluses valel poolel, siis nad tulevad välja selliste minu arvates tõesti naeruväärsete madalate torketega, nagu me ei ole rumalad nagu sina. Ma ei saa sinust aru. Kas sa tõesti vaatad neid kahte inimest ja kahtled, kummal neist on kõrgem IQ, kõrgem EQ, suurem võime end reguleerida ja asju intellektuaalselt läbi mõelda? Mehed, kes on otsustanud veeta oma päeva ICE keskuse ees protestides või tehes mida iganes nad tahavad. Või see mees, kes on lennutatud Ameerika Ühendriikidesse, kuigi ta on briti, et filmida seda, mis Ameerikas toimub tänu oma intellektuaalsetele võimetele, olukordi mõista ja neist siis aru anda. Nüüd, neil meestel võib olla maailma kõrgeim IQ, aga kui see nii oleks, siis nad ilmselt mõistaksid, et kaamerate ees reporteri juures ei ole õige koht enesevalitsust kaotada. Ja põhjus, miks ma seda roppu sõna ei ütle, on see, et ma arvan, et nemad ropendavad juba meie kõigi eest piisavalt. Suits! Ma olen siin kogu selle suitsu pärast! Jah, ma tahan seda ja siis ma vajan seda! Ja siis ma vajan seda. Mine siis jõusaali, sõber. Mine boksisaali, kui tahad kakelda. Mina sinuga kaklema ei hakka. Mis sul viga on? Kas ma võin lihtsalt öelda, et see oli nii stereotüüpne? Mulle ei meeldi stereotüübid, aga see oli lihtsalt nii stereotüüpne. See on lihtsalt nii stereotüüpne. Ma ei suuda. Seda on lihtsalt naljakas vaadata. Kas keegi nägi, kuidas ta mulle vastu astus ja ütles, et ta murrab mu lõualuu? Nagu? Ma ütlesin seda. Ja mis siis? Ja mis siis? Sa tulid siia välja. Sa tulid siia välja. Sa teadsid, mis see on, kui sa siia välja tuli. Sa teadsid, mida sa teed, kui neid küsimusi tüsisid. Sa said, mida tahtsid. Kuule, sa oled väga vihane. Tee midagi selle vastu. Sa said, mida tahtsid. Eks, sõber, tee sina midagi selle vastu. Sina oled see, kes minuga tüli norib. Mina olen. Mina olen. Vabandust. Las keegi tuleb ja räägib minuga niimoodi. Mõtle kivile. Mina, kes olen teie ees. Kas keegi teist kavatseb selle tüübi suhtes midagi ette võtta? Me peame rahunema. Astub mulle vastu ja ütleb, et ta kavatseb mind puruks lüüa. Ma olen ajakirjanik Londonist. Ta istub siin. Te mõlemad lähete teineteisele näkku, nii et lihtsalt... Lihtsalt minge lahku. Ma ei lähe talle näkku. Ma seisan siin väga rahulikult ja viisakalt ning esitan küsimusi. Kutsu oma poisid! Kus su proud poisid on? Kus su proud poisid on? Jah, filmi sellesse. Saada see neile. Kus nad on? Kus sa oled? Ausalt öeldes, kui sellest tüübist ei saa meemi, siis ma tõesti arvan, et me teeme internetile karuteene. Nagu, see on naljakas. Ta on absurdne, ta on naljakas, aga ta ei ole keegi, keda sa peaksid järgima intellektuaalsete nõuannete saamiseks. Sa hakkad selle särgi seljast võtma ja naised, ning vend, kaosid minema! Nii et siin me oleme. Mulle öeldi, et see olevat rahulikum aeg tulla siia New Yorki kinnipidamisasutusse. Päike paistab, on päris ilus päev. Ma esitasin väga lihtsaid küsimusi. Üks meestest soovis andmeid selle kohta, kas illegaalsed sisserändajad panevad potentsiaalselt rohkem kuritegusid toime kui teised.
ja see ongi reaktsioon, seal on neid ainult umbes 10, väga vägivaldsed, tulevad mulle näkku, ähvardavad mu lõualuu murda, astuvad mulle vastu, igasugune sõimamine. Ja kui sa suudad ette kujutada, mis juhtub, kui päike loojub ja neid on rohkem, siis sellepärast näedki ICE-agente hammustatuna, rünnatuna. Sellepärast, olgem ausad, sellepärast näedki inimesi nagu Charlie Kirk tapetuna. Sellepärast näedki atentaadikatseid president Trumpile ja vasakpoolsete vägivalda. Nad on ühed kõige tasakaalutumad inimesed, keda ma kunagi kohanud olen. Ja muide, ma ei lase end ka nende poolt hirmutada, kui ma küsimusi küsin. Õige. Ma pean ütlema, et olen temaga selles osas nõus. Nad on tõesti ühed kõige tasakaalutumad inimesed kogu maailmas. Ja jällegi, see pole isegi arutelu selle üle, kas ICE on hea või halb. Me ei räägi sellesti praegu. See on pigem selles, et need inimesed, kellel mingil põhjusel pole oma päevaga midagi paremat teha, kui minna seisma kinnipidamiskeskus ette, eks ole, kui nad peaksid tegelikult tööl olema. See mees, Inglise reporter, on tööl. Nad on seal lihtsalt vihased, pahased ja raevus. See on nagu nad otsiksid poliitilisi teemasid, millele nad saaksid emotsionaalselt reageerida ja siis suunavad nad kogu oma energia sinna. Ma tõesti loodan, et see mees ei ole abielus, sest ma kardaksin väga tema naise ja laste pärast. Kui ta läheb nii endast välja lihtsalt selle peale, et juhuslik ajakirjanik küsimusi küsib, siis küll tal on tõesti vaja abi oma vihaga toime tulemiseks. Aga ta pakkus meile vahepeal meelelahutust ja tõestas taaskord, et vasakpoolsed on täiesti rumalad. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.